Suur tänu, et laenasid enda telefoni, et lindistada. Minu nimi on Sandra Taroi, a.k.a. Miss Sepsis, a.k.a. Miss Sunshine, uue nimega, sest päike tuleb välja lõpuks. Päikene tuleb välja. Kus me oleme täna? Täna meie oleme Loomakaitse Liidu ees. Ma tahan kaameral lähedal seista, et siis inimesed kuulavad mind. Siin on tihe liiklus. See hoone on Loomakaitse Liit. Kui ma nüüd uurisin Loomakaitse Liidu Google ratings, siis nemad on selle taga, kes esitavad aastaseid aruandeid riigilisi looma heaolu, elu heaolu olude kohta ja mis on aktsepteeritav Eesti loomade heaolus, mis puudutab ka Eesti farmiloomi. Ja siin on liikmed, kes on ausalt öeldes, mul ei ole nime neile. Mul ei ole nime nendele naistele. Ja ma olen nendega ühenduses olnud ja nemad on öelnud, et mis toimub Eestis on normaalne standard. See on kõik normaalne, et Jüri Altmas on plekkhooned ja -23-ga on piinamine toimub. See on normaalne, et Exekos on 6-korruseline seafarm ja militaarne, konkreetselt vanglataoline sükene võre on ümber. See on kõik normaalne nende inimeste asemel. Siis ma uurisin seda aruannet ja loomulikult Mr. Smith oli kohal. Kaval Ilvese poiss, kes jookseb ringi Eestis igal pool ja jagab välja teenete märke, kaasa arvatud Alar Karis. Ja nemad said teenete märgi, see asutus. Eesti riigis on väga halb olukord, Skandinaavia korporatsioonid omavad kõike ja paljud nendest äridest on ka piimaärid, farmid ja see toitlustus, siis liha tootmine. Ja selle organisatsiooni sõnul on kõik normaalne. Nii et Eestimaa süda kaaperdatud, nad on selle kätte saanud, see on kõik normaalne. Nii ongi normaalne. Tarbijatele valetadatakse, nende tempel on dokumentide peal, iga aastaste aruannetele ma panen referaadi lingi. Ja ausalt öeldes, kus iganes on Ilves kohal, siis me teame juba, et seal ei ole hea. Seal on musteri. Ja ma loodan, et nende naiste saatus, hingede saatus on samasugune nagu Eesti loomade farmide saatus. Ma ütlen seda kohe kaamerasse ära. Ma loodan, et teie saatus on samasugune. Sest see tõeline kohus on, mille pärast nemad peaksid tõesti muret tundma. Nii et lüpstakse riiki, lüpstakse rahvast, lüpstakse loomi. Kõiki lüpstakse surnuks. Ja kes me oleme? Kes me siis oleme? Ja mis toimub Jüri Arkmas ei ole enam see rehvide taga peidetud saladus. See on nüüd avalikustatud. See argpükslik peitmine, naiste peitmine rehvide taga. Nii. Siin läks juba tuli põlema. Nende aadressid on väga segased. Loomulikult on vaja segadust tekitada ja raskesti leitavaks teha. Aga ma usun, et see on Loomakaitse Liidu hoone. Ja nüüd, kallid inimesed, ma arvan, et
siin ei ole enam loomades probleem siin riigis. Siin on inimestes probleem. Siin on inimestes probleem. Ja see on alles esimene samm. Esimene samm on alati kõige raskem. Esimene samm toimus 2020. Issand, mul juba aastad sassis. 2023. See saatuslik augustikuu. Ja nüüd toimuvad need sammud edasi. Ja tundub, et Eesti rahvajoogi sees on fluoriid. Et mis on muutnud inimesed nii passiivseks, sest mis fluoriid teeb, ta summutab seda reaktsiooni ja kogu seda arusaama inimeste teaduses. Aga siin ei ole kindlasti enam loomades asi. Loomakaitse Liit, ma olen nende aastaseid aruandeid vaadanud. See on pettuskaup ja kõik need annetusrahad, see on rahapesu teema ja nad valetavad ka tarbijale, sest toiduaine sees on selline tehnoloogia, mis paneb rahva magama lõpuks. Nii et nende arvates on kõik normaalne, kõik on standardite ka EU standardid, Loomakaitse Liit, EU on see. Nemad on teadlikud sellest Türi Artmo olukorrast ja Execo olukorrast. Ja kõik on normaalne.